nagu kaks lakmuspaberit on, et elu tunnetada, püüda nagu mõista, natukene nagu ette näha või püüda ennast nagu õigel lainel hoida. et üks on see südametunnistus, eks ju, ülihing hinge kõrval, eks parematma atma kõrval, Jiva atma kõrval, eks ju. Et paljud selle peale nagu kalkuleerivad või vabandavad välja, et mul sisetunne ütles, eks ju. Et ma usun ainult iseennast. Okei, et kui sa vaatad nagu neid standardeid paramatmaga 100% olla sina peal ja kõik asjad sul nagu ülihing seest ütleb, neid vendas ei ole palju, kui ajalast nagu oled vaadanud, aga kõigil paramatma töötab aeg-ajalt, meil on intuitsioon, ütleb õieti. Ja siis me saame elus kogemuse, et ütleb õieti, aga huvitav, et nagu seekord ei öelnud või ütles ja läks vales suunas hoopis mingi jama oli, et huvitav, kus siis see paramatma oli, siis ma arvasin samamoodi, et ülihing seest ja siis väljaspoolt, eks ju. Väljaspoolt fenomen on see, et kõik peegeldab sind, eks ju, et keegi tuleb, ütleb hästi ja halvasti, eks ju, kõik need reaktsioonid on see, et sul on diskussioon eluga, me oleme seda rääkinud, et elu nagu räägib sinuga nii ja sa võib-olla ei tea keelt, et mõnikord nagu kibestud, saad tigedaks, püüad vältida, mõtled, et see süsteem ei toimi, et kuidagi ebaõiglane. Diskussioon eluga, et täna mul nagu võitsin loteriis, mul nagu diskussioon oli hea eluga, eks ju. Aga siis, kui tervisega mingi jama on või keegi ütleb halvasti, mis su ego riivab, siis ma tea, kuidagi elu on ülbeks läinud, eks ju. Et seda balanssi leida, see sõltub lihtsalt sellest südame puhtusest ja lõplikutest motivatsioonidest, kas su motivatsioon on tingimustada armastus kõige suhtes, et sa seal nagu sisemiselt algsel hingetasemel üldse ei mahineeri nagu mingit businessist ei tee. Sa lihtsalt oma keha, mõistuse ja hinge anda kõikide teenimiseks, eks ju. Kui sul on mingi anne, siis kasutad annet, kui on raha, siis raha, ilu, andekust, kõiki asju saab kasutada, eks ju. Aga lihtsalt ainult selleks, et iseennast ja maailma nagu rõõmsamaks, paremaks teha ja aidata iseennast ja teisi ja et hästi lihtne printsiip. Ja kui see on, siis hakkad nagu neid märke ja sümboleid nagu rohkem nägema automaatselt ja spontaanselt, sa pea need õppima, et mis sümbolid, eks ju, ütleme see nagu loomadel on see ülihingega otsene side, et mingi torm tuleb, siis on kõik läinud juba enne, eks ju. Loomad, eks ju, maavärin tuleb, siis seal mingi massiline liikumine järsku. Et täpselt samamoodi meil on see olemas, me oleme kõik hinged, vahet ei ole loomakehas, inimkehas, nüüd keha, see on 8 400 000 meie päikssüsteemi erinevad vorme. Et veedades kõik on nagu puust ja punaseks tehtud, kui sul huvi on, eks ju. Isegi materiaalsed asjad, aga materiaalsed seadused, teine asi on see uskud, miks seda uskuda, mitte uskuda, see on see jälle lihtne printsiip, et proovi järgi ja kui viitsi proovida, siis on sinu valikuvabadus, aga siis distantsilt on raske nagu, seal räägid ka, sõisad nagu mäel hästi kaugele mäele, siis räägid, et seal mäe peal on nii, võib olla, aga mine nagu lähemale mäele, eks see on nagu praktika, eks Vigiana, teadustunud teadmised, ühed on teadmised, arutled, eks ju, vaatad, see normaalne periood, eks ju, öeldakse umbes 6 aastat inimene, kuskilt teadlased kuskilt kuulsin, et 6 aastat inimene nagu tšekib biiti, see täitab harukuse, sa kahtled, see täitab harukuse märke, eks ju, siis püüad nagu praktikasse lüpsta seda, mis iganes meetodi. Ma mõtlen usuga seotud või jumala otsingutega, et see on ka hea, et sa kohe ei visku igasse süsteemi pea ees ja siis sa lähed jälle välja, siis järgmist süsteemi püüad ikka igas süsteemis natukene nagu paigal püsida, vaadata, kuidas see sobib ja mis seal, kas see saad vastuseid või ei saa või. Et tulistama mõtetega ühelt mõttelt teisi, eks ju. Teisi, aga eesmärk on ikka sama, eks ju, et sise- ja välismaailm. Et välismaailm räägib suga Jumala elu läbi teiste elusolendite, läbi ilma, läbi tähtede, läbi materiaalsete vahendite, läbi karma, ükskõik mis sõnu me kasutame. Ja siis on see sisetunne. Ja mõlemad on ausad poisid tegelikult. Ja mõlemalt poolt võib lugeda nagu lakmuspaber, nagu kuidas siis armastus täis spontaanselt lendlev õndsuses Jumala isiksus räägib sinuga ja suhtleb, eks ju. Aga mis see siis vahel on? Vahel on kuunad sanskriti keeles. Et me oleme nagu nende kuunade all. Ainuke, kes kuunadest välja saab, on intellekt ja hing, eks ju. Et kuunad on siis see, et sind mõjutavad kõik asjad, kuna sa oled osake tervikust, eks ju, kui sa sööd valesti, magad valesti, mõtled valesti, kuuled valet mussi, vaatad valet filmi, siis see kõik jätab sul pitseri ja see sind kohe viib sind oma kuunasse, näiteks teadmatuse või siis raja kuunas kire energiata mõju alla, aga vooruslik elu, eks ju, seal on juba moraal, etikett, kõik, eks ju, hügieenia, mõtlemine, kõik seal juba püütakse juba kvaliteeti suurendada, eks ju.
ja vooruse kuunas siis, kui sa oled vooruses, siis sul on lihtsam nagu automaatselt olla ühenduses kogu aeg Paramatma ülihingega ja siis väljaspoolt siis Jumalaga, Jumala ilmingutega ja sa oskad juba majandada hästi läbi siis selle sattva kuuna, et sul sisemiselt võib-olla väliselt sa võid olla nagu ka action't on vaja, eks ju, raja kuunat, kire kuunat, aga sattva kuuna on selline nagu hinge, selline igavikuline seisund. Seal on ikka nagu rahu ja seal ei ole hirmu, ütleme nii.